Tšauka! Tere tulemast tagasi! Tänane video on, ütleme, sügavam sukeldus minu meigikohvrikesse. Selle meigikohvri või meigikoti ma ostsin endale vist jaanuarikuus sellel aastal. Nii et minu kollektsiooni mõttes üks uuematest tegelastest. Ma olen endiselt sellega ülimalt rahul. Tellisin endale Amazonist, panen sulle ka lingi alla. Soovitan soojalt ja ma tean, et ka minu järgi päris mitmed endale ostsid selle ja ma loodan, et ei kahetse. Neid tuleb erinevas värvitoonis ja siit on lihtsalt olnud niivõrd tore iga päev oma meigitooteid haarata, neid organiseerida. See näeb imeilus mu meigilaual välja. Ja tänases videos vaatame siis koos, mis on minu igapäevases meigikohvris. Juba viimased 2 aastat, nagu sa tead, jälgin oma ilutoodete inkiskoore. Ehk siis tänased tooted on ikkagi enamus väga-väga hea skooriga. Ja enamus siit on ka imelised. Et need on tõesti need tooted, mille järgi ma tahan iga päev haarata. Ma loodan, et siit on näha, et see meigikohver on nüüd peaaegu ääreni täis. Ta natuke isegi ajab üle, et ma olen siia visanud mingeid jumestuskreeme nagu peale, sest et nad lihtsalt ei mahu siia ära, aga samal ajal ma tahan neid kasutada. Nii et ütleme, et see täitus liiga kiiresti kõikide ägedate toodetega, aga praegu on see süsteem olnud veel enam-vähem. Ilusti läheb tal kaan peale ja kõik on kontrolli all. No ma võtangi siit pealt selles mõttes, et siis jõuab ka kuidagi sinna sügavustesse. Üks uuem jumestuskreem, see on siis minu jaoks uuem. Madara Skin Equal Foundation. See on tegelikult juba hea mitu aastat Madaral minu meelest müügis, aga nüüd ta on uues pakendis. Ta on sellises plastpakendis ja siin on ka õhukindel pump, mis aitab tõesti saada jumestuskreemist kätte iga viimase kui tilga. Et selle varasem pakend oli selline klaasist, ütleme klassikalise sellise nii-öelda pumbasüsteemiga, millel on selline torujas nagu ülestõmbaja, siis see nüüd on uuendatud just sellepärast, et sellest vanast ei saadud kogu nii-öelda siis jumestuskreemi kätte. Siit peaks saama kõik. Aga jumekast endast ka. Siin on isegi SPF 20, kuigi ma ei jääks, ütleme siis jumestustoodetele kindlaks kui ainus päikesekaitse vahend. Et on lihtsalt lisa. Minul on siis värvitoonis Ivory, kui ma õigesti mäletan 20 või 02 midagi. Jumestuskreem on Soft Glow, ta on tõesti natukene niisutavam, jätab naha ilusti veidi valgust peegeldama, aga ei ole üldse, ütleme, selline liiga rasvane ega rasune. Minu seganahal on olnud väga ilus. Tekstuurilt on natukene sellisem kreemias või nüüd lausa tummine, aga läheb ilusti laiali ja mina, nagu ikka, kõiki jumestuskreeme ja BB-kreeme kannan nahale pintsliga. Madarast muidugi nii palju veel, et kõik tooted on imeilus enkiga. Minu meelest see on kas 16-20 või midagi sellist, sest et nad on orgaaniline ja Ecocert kosmossertifikaatidega. Mul on veel üks Madara siis jumestuskreem. See on nende siis semi-matt peptiididega skinonüüm jumestuskreem. Ja see tuleb mul niisamuti värvitoonis 20 Ivory. Mul on väga meeldinud selle jumestuskreemi pakend, sest et sellega nagu annab väga hästi nahale lihtsalt joonistada mingid väiksed kogused ja jääda laiali ja minna veel siis pintsliga peale. Niimoodi ma tavaliselt teengi. Ta on samuti sellise kreemise niisutava koostisega, aga tulemus ei ole nii särav. Et kui sul on pigem rasusam nahk, kui sa otsid sellist nahamoodi, mitte liialt valgust peegeldavat tulemust, siis see on väga-väga tore variant. Ma kannan seda ka täna oma nahal, et mõlemal jumestuskreemil on pigem selline keskmine katvus, pigem väga nahamoodi, et mina ise eelistan õrna kuni keskmist katvust. Mulle meeldib, et nahk jääb nii nagu ta on, et tal ei ole sellist lämmatavat kihti peal. Ma olen väga nautinud mõlemaid, olen täielikult nüüd sellise Madara, ütleme, meigi sisse sukeldunud ja mul tuleb neid lemmikuid veel. Üks kõige uuem toode minu meigikollektsioonis on uus Catrice Skin Tint või nii-öelda Skin Like Tinted Moisturizer. See on põhimõtteliselt nagu BB-kreem,
Minu meelest sellel kevadel, nüüd alles siin viimased paar kuud on see välja tulnud, leidsin selle endale Järve Selverist. Ma tahtsin seda lihtsalt kohe katsetada, sellepärast et inkiskoor oli päris hea, umbes 10/20 ja siin on ka SPF 30 ja see on füüsikaline, minu meelest zinc oxiid ehk siis füüsiline SPF. Füüsikaline, te saate aru. Minul tuleb siis värvitoonis 020N. Järve Selveris oli see kõige heledam värvitoon. Mulle väga meeldib selle puhul see, et tal on pumppudel. Võrreldes Madaraga on see nüüd veel õrnema katvusega, tõesti selline beebekreemilik. Väga hea selliseks igapäevaseks kergeks jumestuseks. Ta tekstuur on selline siidine, kerge, kreemias. Kui nüüd need Madaramad on natukene sellised tummisemad kreemid, siis see on selline kergem niisutav kreem. Ma arvan, et võib sobida igale nahatüübile. Kui jääb liiga särama, siis lihtsalt puuderdad naha sisse. Aga ta ei ole minu jaoks olnud nagu liiga toitev, ta ei ole rasvane, ta jääb uskumatult ilus. Soovitan, kui sa otsid sellist kerget igapäevast beebekreemi, mis oleks super hea hinnaga. See oli minu meelest 6 €. Nüüd, kui sul on natukene kuivem nahk, sa tahad natukene rohkem, ütleme, nahka särastada, et ta oleks kuidagi valgust peegeldavam, siis üks soovitus sulle siit beebekreemide sarjast on Say Slip Tint. Minul tuleb värvitoonis number 2 ja see on päris suur potsik, seda on lausa 40 milliliitrit, kuid tavaliselt need kõik eelmised 3, mida ma jagasin, on niisugune circa 30. Say kosmeetikat ma ostan endale Cult Beauty'st. Cult Beauty'st tellides ei tule mingeid tollitasusid ega mitte midagi. Maksad täpselt selle eest, mida tellid, et ei pea üldse muretsema, et midagi lisaks pead maksma. See nüüd on oma tekstuurilt tõesti väga selline natukene rasvasem, selline, et ta sisaldab õlisid ja tänu sellele on ta niisutavam. Ta on ka kerge katvusega, ehk siis ta tõesti õrnalt ühtlustab su nahatooni, istub väga ilusasti. Mulle meeldib ka, et tal on pumppudel nagu Catrice'ilgi. Inkiskoor kõigil Say toodetel on ka väga ilus. See jääb umbes 16/20, kui ma õigesti mäletan. Aga tõesti, see nüüd on kõigile, kes tahavad natukene rasvasemat, natukene niisutavamat, natuke läikivamat tulemust. Samal ajal mina olen selle ilusti oma naha sisse puuderdanud ja ta jääb õhtu lõpuni väga kena, nii et saab igatepidi selle toimima panna. Nii, ma vaatan korra, kas mul on jumestuskreemikesi veel. Mul on isegi, jah. Mul on siin Essence'i jumestuskreemi pulk. Minul tuleb värvitoonis 150. Ta on selline natukene matimaa lõpptulemusega, aga uskumatult ilus. Et ma arvan, et ta sobib kõigile, kellel on normaalne kuni rasune nahk. Inkiskoor oli ka minu meelest täitsa okei. Jällegi, ma arvan, et ta jääb sinna 10 kanti, kui mitte mingi 12 umbes. Just väga mugav selliseks kiireks igapäevaseks, et kannad nahal täpselt nendesse kohtadesse nagu vaja. Ta ei ole päris minu igapäevane haaramine, kuigi ta on mul selles igapäevakotis, aga aeg-ajalt mulle nagu meeldib, et ta on mul olemas. Ja on olnud uskumatult sümpaatne. Siis mul on üks primer. Ma ei ole tavaliselt väga primerite kasutaja. Ma tavaliselt teen oma, ütleme, tavapärasel nahahoolduse ja siis sinna peale lähen koheselt jumestuskreemiga. Aga Madara saatis mulle eelmise aasta lõpus jõulutervitusena siis nende ühe uuema Hydra Glow siis peptiididega niisutava seerumi, mis on natukene sellise toreda sätendusega. See nüüd on ülimalt kerge, ta on täpselt nagu hüaloronhappe või peptiididega selline vesine keel ja seerum ja see nii-öelda väikene säraefekt, mis tal on, jääb nahale väga õrnalt. Seda tavaliselt väga ei märkagi või ta jääb nagu hästi loomulik. Et ütleme, et ei pea kartma, et terve nägu särab nagu mingisugune metallmehikene. Ei. See on väga selline stiilne, õrn, aimatav. See minu teada on nüüd, ütleme, limited edition, ehk siis on piiratud väljalase. Ma ei tea, kui kauaks seda on. Ma olen väga nautinud seda. Ta annab nahale nagu sellise vee moodi niisutatuse. Ütleme, et kui sul on mõni tund juba nahahooldusest möödas, ja su jumestuskreem on võib-olla selline
natukene matistavam või ütleme sellisem tihkem. Sa võid ka seda nagu sellise tihkema jumestuskreemi sisse segada või siis sa tahad, et nahk oleks tõesti rohkem alt niisutatud ja siis sa saad seda jumestustoodet oma nahal palju paremini laiali ajada. Mul on minu meelest 2 konsiilerit ainult, et ma ei ole väga suur peitekreemide kasutaja. Ma tavaliselt panengi endale lihtsalt jumestuskreemi ja lähen koheselt edasi. Et katvusega ma väga palju rohkem ei tegele, sest et mul ei ole väga palju, ütleme, tumedaid silmaaluseid. Aeg-ajalt on pistrikud, mida katta, siis ma haaran nende järgi. Või ma ei pane üldse jumestuskreemi ja lihtsalt kasutangi konsiilerit või peitekreemi. Aga lähme toodetesse. Sei siis konsiiler on mul samuti, et seilt on mul päris mitmeid tooteid. Mul on värvitoonis 3, aga mul on tunne, et ma võiksin olla tegelikult 2. See konsiiler on nüüd hästi selline niisutavam, tõesti väga hästi annab nahal laiali ajada. Pigem sellise õrnema kuni keskmise katvusega ja sei tooted super hea hingi. Ja ütleme sellisest odavamast hinnaklassist on mul Catrice'i Liquid Camouflage, siis konsiiler värvitoonis 010 Porcelain. See on see konsiiler, mida ma olen minu meelest mitu tükki juba ära kasutanud. Lihtsalt see 010 Porcelain toon on täpselt mulle. Ta ei ole liiga kollane, ta ei ole liiga roosa, ta jääb ülimalt neutraalne. Täpselt see, mida ma vajan. Sellel on hinki siis 9,4 20. Minu meelest täitsa tubli ja super hinnaklass. Järgmiseks tulevad kreemiad, bronzerid ja põsepunad. No see kategooria on minu täielik lemmik. Ma olen üleüldiselt suur põsepunade fänn. Et alustame bronzeritest. Mul on kreemiaid bronzerid sellises 2 nagu pulga versioonis. Essence oma on esimene Baby Cut Bronze. See on väga ilusat sellist neutraalset tooni. Minu heledal nahal on istunud väga hästi. Ma tavaliselt haaran seda siit pintsliga ja pintsliga siis patsutan põsesarnadele. Niimoodi saab väga hästi hajutada, püsib õhtu lõpuni, super hea hinnaklass. Ma vaatan korra, kas ma saan siit inkit või on see triipkood juba täiesti ära kulunud. Ma sain inki kätte 14,20. Ja siis üks, ütleme, natukene õrnema katvusega ja mitte üldse bronzeriks mõeldud toode, aga lihtsalt kuna see toon oli mulle tumedam, siis ma kasutan seda bronzerina. Catrice'i Soft Glam Filter Stick ja minul tuleb ta siis värvitoonis 020 Light Medium. Ta tegelikult on sellise nagu ütleme sellise särastajana vist välja töötatud, et sa kannad seda näiteks kihina kas meigi jumestuskreemi alla või siis põsesarnadele, kui sa tahad sellist kerget kuma. Aga minul nagu näha, siis ta on piisavalt tume, et ma kasutangi seda bronzerina. Ta on palju, ütleme, sellisema õrnema katvusega ja sellisem siidisem, natukene isegi säravam, kui on Essence. Essence jääb kindlasti matim. Sest et ta on selline glow booster toode, et tänu sellele ta jätab nahale nagu helgi. Ma kannan seda ka täna, et ta jääb väga toredalt õrna tooniga. Et kui sul on hästi hele nahk ja ükski bronzer nagu ei sobi, et kõik on liiga tume või liiga ütleme siis loomulik, siis katseta seda, sest see on just selles toonis 020. Super hea. Inki 12,5 20. Edasi kreemiad, põsepunad. Ma alustan ühe sellise brändiga, millest ma ei ole vist üldse rääkinud. See on Sweed ja see on nende siis kreemias põsepuna värvitoonis Fancy Face. Sweedi brändi ma leidsin endale Oslost. See on minu meelest Rootsi bränd. Natukene kõrgema hinnaklassiga, aga peaks olema natuke puhtama koostisega, nii palju kui mina olen kuulnud. Et tänu sellele ma endale selle kostsin. See oli mingisuguses sooduspakkumises ja mulle lihtsalt väga hakkas see natukene niukene soojem roosakas terrakotta toon meeldima. Siis üks odavast hinnaklassist on mul Astra Makeupi kreemias põsepuna. See on mul minu teada värvitoonis 01 või nende kõige heledam. Ja see on nüüd täpselt selline nagu põsepuna toon, mis
on igapäevaseks hästi õrnaks, selliseks justkui beežiks põsepunaks imeline. Sobib iga meigiluki juurde. See on 10/20. Siis 2 põsepuna sellist pulgakest on mul ka Catrice'ilt. Nende Blush Charm. Minu meelest neid on ka praegu täiesti saadaval. Tuleb selline neutraalsemas toonis. Värvitoon on Radiant Honey. Need on natukene väikese sädelusega. Täpselt selline toon, et kui sa ei taha liiga külma, liiga ütleme sellist virsikukarva ja siis saad mingi ootaga, mis tooni veel on. See on see. Ja see on super ilus. Ma arvan, et see sobib kõigile. Et on piisavalt neutraalne, et ta ei hakka nagu sulle silma karjuma, vaid ta annab pigem sellise justkui päikese poolt antud väikse kuma. Ja kui sa otsid sellist tõesti värskust, natukene väikest silma hüppamist, siis selleks on värvitoon 010 Pink Sweetheart. Ja siis üks vanematest toodetest, ma arvan, et see saab mul kohe otsa, on veel Catrice'i selline vedelpõsepuna ja seda ka värvitoonis 040 Velvet Rose. No see on täpselt sarnasesse kategooriasse, läheb nagu selle tooniga, et nad on sellised natukene mahedamad marjatoonid, mitte liiga külm, mitte liiga soe, mitte liiga roosa, mitte liiga virsik, kaugeltki mitte, pigem sellised moovi toonid. See on 9/20. Nii, mul on järgmiseks puuderijad tooted. Ma alustan ühe uuema kompaktpuudriga, mis mulle saadeti siis Madara poolt, mida ma tahtsin väga proovida. See on nende Air Equal mineraalne kompaktpuuder. Minul tuleb värvitoonis Translucent, ehk siis nagu valge, ta ei jää valge. Mulle on väga meeldinud see kompaktpuuder. Ma ütlen kohe, kellele see sobib. Kui sa tahad õrnalt oma meiki kinnitada või päeva jooksul veidi nagu seda sära ära võtta või liigset läiget, siis see on täpselt see. Ta ei ole liiga matistav, ta jääb väga nahamoodi, et ta ei tekita sellist ülimatti tunnet või täielikku, ütleme, sära eemaldust. Ta on väga nahamoodi, aga samal ajal ta annab piisava matistuse, et nahk jääb väga, ütleme, värske ja endiselt särav. Madara muide need puuderijad tooted on lõhnastatud, mille üle nagu, see oli minu jaoks täielik üllatus. Nii et kui sa otsid väga hea skooriga ökotsertifikaatidega, siis head sellist parajalt matistavat puudrit, siis see on väga-väga ilus olnud. Siis minu kõige uuem puuder, mis saab samuti ovatsiooni põhimõtteliselt, mida ma olen siin viimased paar nädalat katsetanud. See on Catrice'i Bright and Blur ja seda just roosas värvitoonis. 020 Soft Pink. Ma tahtsin sellist roosat puudrit proovida. See on siis tolmpuuder ja sellega ma tavaliselt kinnitangi meigi. Seda madarama ma kasutan ka kinnituseks, aga rohkem ikkagi seda. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et see on olnud ka uus ja viimasel ajal ja ma olen lihtsalt tahtnud seda katsetada. Aga ma olen olnud sellega nii rahul. Kas see ei tee nagu liiga kuivaks nägu jääb endiselt väga ilusasti nagu õrnalt valgust peegeldama või kumama, aga ta kinnitab su meigi. Ja annab ka tänu sellele roosale toonile väikse sellise särava värskuse, et kui sa tahad, ütleme, veidi helestada näiteks oma silmaaluseid või näo keskosa, siis miks mitte seda katsetada. Mida ma tahan veel näidata on see, et see pakend on super, sest et siin on võrk ja see puuder on ilusti siin võrgu taga kinni. Et ta ei kao sul mitte kuhugi või lenda üle äärte. Selle üle ma olen nii rõõmus. Väga palju mugavam on siit pintsliga haarata. Minu meelest sellel oli ka uskumatult hea inki. Sellepärast ma teile endale ka ostsin. Just 19,3/20. Ja ei mitte mingisugust talki. Siis üks vanem kompaktpuuder, mida ma olen väga ka Essence'ilt nautinud, on nende Sensitive, Skin Loving Sensitive mineraalpuuder. Ka see on olnud hästi toredalt, kergelt matistav, jätnud naha lausa nagu, ütleme, plurritud või selline hägustatud, on olnud super tore. Väga hea hinnaklassiga, mul tuleb värvitoonis 01 Translucent, 15,8/20. Järgmiseks siis puuderijad põsepunad, bronzer ja särapuuder. Kõik mu lemmiktooted.
Bronzerina olen ma viimasel ajal kasutanud Madara mineraalset päikesepuudrit. Ma ostsin selle just aasta alguses, sest et varasemad päikesepuudrid said kas otsa või nende kehtivus ja see heartburn, mis nende peale tekkis, ajas mul isu ära. Siis haarasin endale Madarama. Ka see on lõhnastatud. Seda tuleb ainult ühes värvitoonis. Ta on pigem selline õrna ülesehitatavusega, et tal ei ole liiga tugevat pigmenti, mis mulle väga meeldib, et ta tõesti jääb väga-väga loomulik tänu sellele. Sellel on ka kerge sätendus sees, aga ta ei jää nahal nagu näha, et ta jääb sellise kerge kumana, väga-väga ilus. Siis Madara, ütleme, kingitustest veel, et kui ma sain selle säraga seerumi, siis ma sain ka sellise nii-öelda särava puudri, siis aasta lõpus Madaralt kingituseks ja see on nende Moonlight särapuuder. Seda kannan ma ka täna, et natukene panin siia põsesarnadele ja veidi ka ninale. Et ta on ülimalt õrn. Ta on niivõrd selline üles ehitatav, et kui sulle ei meeldi liiga tugev sära või sa tahad sellist kerget, õrna, väikest sosistust, siis see on super kena. Ja hetkel siis puuder põsepunasid on mul 3. Kõige vanem tegelane ja üks lemmikutest põsepunadest on Idun Mineralsi Äkkerpäär. See nüüd on selline hästi värske virsikutoon. See on nüüd see põsepunatoon, et kui ma tunnen, et ma tahan elu näkku, ma tahan olla selline värske särav, siis see on see toon. Väga sobib kevadesse, suvesse. Iduni põsepuna on pigem selline matt. Siin minu meelest ei ole sätendust üldse sees. Aga kui sa tahad sellist sarnast efekti, aga sädelusega, siis on super ilus Catrice'i uuemad küpsetatud põsepunad ja see tuleb mul värvitoonis 010 on Cloud Pink. Ta on ka selline ilus virsikutoon ja kerge sellise ikkagi kuldsema sellise sädelusega. Ta jääb päris tugevalt sädelema, nii et võid minna pigem õrnema käega sisse alustuseks, aga ta jääb tõesti kena, et ta ei jää üldse seda tekstuuri liiga, ütleme, välja tooma, vaid on olnud super. Ma aeg-ajalt haaran meigi lõpus, kui ma tunnen, et mu põsepuna on selline natukene mitte midagi ütlev või ma tahan natukene rohkem sära näkku. Et kui see Madara särapuuder ei ole täna päris see, vaid ma tahan tugevamat, siis ma panen enda põsepunale hästi õrnakihi seda peale. 9,2 20. Üks eelmise aasta lõpupoole ostetud põsepuna, jällegi kaubamärgilt Sei, mille tooteid ma olen sulle täna mitmeid juba jaganud. Sei põsepuna on ka siis küpsetatud ja minul tuleb ta värvitoonis Mia. Et kui ma soovin sellist igapäevast pigem roosat, ta ei ole liiga barbiroosa, ta sobib, ma arvan, kõigile, siis see on olnud, mida ma haaran. Ma kannan tegelikult seda roosat ka õrnalt täna, et sobib iga asja juurde. Ütleme siis kuma või nagu sädeluse osas jääb see nüüd sellise Iduni ja Catrice'i vahepeale rohkem Iduni poole kaldu, et tal on õrn selline kuma, aga kaugeltki mitte nii sädelev nagu Catrice. Super ilus inkiga, ma nüüd praegu peast ei mäleta, aga ma arvan, et on seal kas 14, 16, 20. Ja väga ilus pakend. Siis üks uuem silmatoode, mida ma ka olen testinud, sellepärast on siin kotis ja mille ma haarasin endale koos siis selle Catrice'i uue BB-kreemi ja siis puudriga. See nüüd on Essence'i üks uuematest meigitoodetest. See on nende kreemias lauvärv. Minul tuleb värvitoonis Oyster ehk siis 03. Ta jääb väga ilus selline kerge igapäevane pronksias. See on super ilusa, väga peene sellise metallse, aga väga ilusasti igapäeval kantava sädelusega. Ja miks ma selle ostsin on see, et ma tahtsin, ütleme, hommikuseks meigiks endale midagi sellist kiiret, mis lihtsalt sõrmega nagu laule kanda ja mis püsib õhtu lõpuni. Ja see on. Ma vaatasin TikTokke selle kohta ja üks naine just kirjeldaski seda, et tema rasused silmalaud ei saa tihti lauvärvidega hästi hakkama.
ja need lihtsalt kaovad kas sinna lau vahele või lihtsalt pudenevad kuhugi ära, mis iganes, siis see tõesti jääb õhtu lõpuni üllatavalt hästi. Et natukene võib-olla läheb sinna, aga nagu sellise tava asjaga ei anna isegi võrrelda mitte. Ja ta on olnud nii ilus, et ma soovitan soojalt, et minge vaadake neid Essence omasid. Tal on ka roosakas ja siis ongi see brons, must 2 tooni praegu saadaval. Ma arvan, et see oli seal mingi 3-4 eurot. Inki on umbes 7,5-20, et ta on natuke madalam, aga kuna ma ei kanna teda üle näo ainult laugudele, et ja ma väga tahtsin seda proovida, siis ma ostsin selle ja ma olen väga rahul. Kulmud, Ripsme dušid on järgmiseks. Kulmudest üks väga, ütleme, peaaegu otsas toode. Ma saan seda kindlasti järgmises tühjade pakendite videos jagada. On Catrice Color and Fix, siis kulmukeel, mis on toonitud. Ma isegi ei tea, mis toon see mul on. On isegi kirjas veel 0,20 medium brown. Ma kannan seda ka täna, et ta on täpselt selline piisava tumedusastmega. Väga mõnus väike harjake, annab siia minna toimetama. Ta ei kinnita neid kulme nagu krõmpsult või liiga selliselt ebamugavalt. Pigem natukene lihtsalt täidab need ja annab selle nagu kuju, et seda mina tavaliselt kulmutoodetest ootan. Super hinnaklass, mega tore, soovitan soojalt. Ma olen täielik fänn sellel tootel. Ja siis ma olen nüüd katsetanud ka mingi circa 6 aega. Jällegi üks Madara toodetest, mille ma sain kingitusena, on Madara siis Grow and Fix kulmukeel. See on samuti toonitud. Minul tuleb ta number 3, aga minu meelest see oli taupi. Ta on natukene selline veidi külmema alatooniga, mitte liiga pruunakas. Tahtsin sellist heledamat, et mulle ei meeldi, kui kulmud jäävad liiga tumedad. Teeb nagu silma veidi kurjaks minu jaoks. Ka väga mõnus väike aplikaator. Ta on natukene sellisem vahajam või kuidagi tal on natuke sellised kiud sees, mis hästi nagu kulmudesse volüümi lisab. Ja tal peaks olema ka sees siis selliseid kulmukarvakesi hooldavad koostisained, et see on nagu Madara poolt suur boonus. Mul on täitsa meeldinud, et ma katsetan edasi. Võib-olla oleks pidanud võtma natukene tumedama tooni, aga ütleme jah. Ja siis mul on hetkel lahti 3 Ripsme duši, millega mul on täna tehtud. Ma alustan sellest. See on Catrice Hyper Lash. Ta jätab täitsa kena. Mul ei ole nagu mingeid vastuväiteid. Ta ei ole minu lemmiku aplikaatoriga, et see on nagu meil kõigil hästi erinev, kes mida eelistab, eks ju. Mina eelistan pigem selliseid õhukesi, väikseid kammikesi, mis on plastikust, siis see on sellisest nagu suur kohev aplikaator. Et tänu sellele ta ei ole olnud nagu mu lemmik, aga ta on tegelikult püsinud päris hästi. Hommikul teen, õhtul tuleb ilusti maha, päeval on istunud seal, kus vaja. Et tegelikult suhteliselt soliidne tegelane, aga ta ei ole nagu mu lemmik. Vaatame korra, mis see inki ütleb, ma lihtsalt ei mäleta jälle. Okei, ta ei ole nagu, ta võiks olla natukene parem inkiga, 6,5-20. Et minu lemmik on Catrice Clementol Endless Lash. Sellel on minu meelest päris hea inki, kõvasti kõrgem kui sellel. Ja ta on selle mõnusa aplikaatoriga, mis mulle meeldib. Siis, kui sa otsid Ripsme duši, mis ei läheks kindlasti laiali, siis näiteks sulle variant Catrice'ilt, see on nende tubing mascara. See nüüd on see, mis tõesti tuleb maha ainult kuuma või sooja veega ja sellel on olnud väga tore aplikaator. See on nüüd midagi sellist, mis mulle meeldib. Ta väga hästi eraldab, tekitab sellise nuku ilme ja ma olen seda nagu väga-väga nautinud ja tõesti ei pudise, ei lähe laiali ja tuleb sooja veega täitsa hästi maha. Ja siis Pariisi reisilt haarasin endale Avrilli, siis Ripsme duši ja seda sellisest natukene punakamas või Bordeaux värvitoonis. Siit isegi minu meelest ei ole näha, ta tundub põhimõtteliselt nagu must, sest et ta on ülitume ja ma olen natuke pettunud, sellepärast et ta tõesti, seda ei ole isegi näha, et ta on natukene selline punakam. Ta jääb minu tumedate ripsmetel nagu täiesti, nagu must oleks. Nii et
mis teha. Aga tulemus ise on väga naturaalne ja ütleme, selline natukene kuivemapoolsem formula on, et ta ei ole tegelikult mu lemmik, aga tahtsin proovida. Siis mul on jäänud veel silmapliiatsid ja huulepliiatsid ja natukene veel huuletooteid ka, mis tegelikult ei ela mul selles kotis, aga kuna ma täna tõesti siin selliseid natukene puhtama hea inkiga tooteid jagan, siis video lõpus jagan sulle oma lemmikuid huulekaid ka, mis ei istu kindlasti minu meigikohvrikeses, vaid tegelikult mu käekotis. Nii, mul on siin ka üks kulmupliiats. Näitan selle ära, see on L'Oreali hästi mingi väike 24 tunni Micro Precision Pencil. Mul tuleb värvitoonis 3.0 brünett. No see on tõesti üks nendest mini-minidest. Mind kohe huvitab, palju selle linki on, sest et ei mäleta, kas ma olen seda vaadanud. Sest ma tegelikult, sellepärast see ongi siin. Ma ise kui üllatun 14.20. Siis 2 silmapliiatsit, mida ma olen väga nautinud, on Catrice'ilt. Nende 20 tunni Ultra Precision Waterproof, need on geel silmapliiatsid. Mul tuleb 2 värvitoonis, brownie ja mauve, ehk siis selline natukene lillakam ja pruun. Need on olnud super toredad, need on hästi selline peenike, väike, panen siia. Ja see ilusti, ütleme, kannab ennast sinna, kuhu tahad, libiseb ja püsib. Ma kujutan ette, et nende inki ei olnud vist väga hea ja et tänu sellele, et ta püsib, on ju, ja tänu sellele, et ta niimoodi suudab ennast ilusti peale kanda, siis ta sisaldab päris palju silikoone mineraalõlisid. Ta on kahjuks ainult 5.20. Aga ma olen siin vist lihtsalt silma kinni pigistan, sest et mul ei ole väga palju silmapliiatseid, mis tõesti mulle meeldivad, mis ka ei ole kuivad, mis ka päriselt kinnituvad ja ütleme siis libisevad sinna, kuhu vaja ja mis püsib õhtu lõpuni. Ma ostsin endale ühe Avrililt. Seda ma veel testin tegelikult, aga ta jääb, ütleme pigmendilt üliõrn, et ma justkui niisugune tunne, et nagu peaaegu ei näegi seda. Ta on, aga ta on tõesti väga loomulik. Mesauda Rebel Eyes. Mul on siis värvitoonis 102 Fossil. Selline ilus tumehall. On olnud täitsa tore, aga natukene see on minu jaoks uuem. Ma sain selle vist detsembris alles, aga sellist tumehalli mul varem ei ole olnud. Ja see oli lihtsalt toonina midagi sellist, mis mind huvitas. Ja siis mul on ka Karaja, siis selline kool must silmapliiats. Ja siis mu meigikohvrikeses on minu meelest veel 3 siis huulepliiatsit, millest hea meelega räägin. Mul on Sei huulepliiats, tuleb värvitoonis Twist, mis on selline natukene lillakam, punakam, ütleme selline tumedam. Minu huultele väga-väga sarnase tooniga naturaalset värvi. Sei tooteid, nagu näha, siis ma tõesti olen tahtnud osta ja testida. Olen rahul. Ütleme, et ta on täpselt selline mitte liiga kreemine, et mulle meeldib, et ta püsib tänu sellele. Aga ei ole nagu ka nii kuiv, et peaaegu lihtsalt kraabib peale. Siis natukene sellist kreemisemat huulepliiatsi versiooni, kui otsid, siis selline bränd nagu Astra Makeup, Notino e-post tellitud Itaalia bränd, väga hea hinnaklassiga. Need on mul mõlemad sellised pigem igapäevased nude'id toonid, must on number 33, väiksem on 02 värvitoonis. Need on mõlemad ülikreemised, et natukene libisevad nagu liiga hästi isegi. Aga mul on väga meeldinud ja inki on nendel ka super hea. Vaatame korra, mul on siin sellel mustal on ilusti veel triipkood alles. Kontrollime. 13.20. Siis üks viimase aja lemmikutest huulepliiatsitest ja suurtest avastustest on olnud Mesauda Artist Lips huulepliiatsid. Minul tuleb värvitoonis Almond, see oli vist 103. Ta on hästi ilus, selline klassikaline igapäevane nude, sobib nagu igale ühele, ma arvan. Need olid nii suur üllatus Mesauda siis meigi kollektsioonist. Minu meelest need on umbes 15.20 need huulepliiatsid, nii et mine lihtsalt jooksuga. Need on nii head ja hinnaklass on ka minu meelest alla 10 € tuleb nad kindlasti. Oleneb lihtsalt kust osta. See on olnud mu lemmik nagu igapäevane.
Ja siis üks uuematest katsetustest ka Catrice'il on sellised natukene nagu paksemad huulepliiats, huulepulklaadsed hübriidid. Nende nimi on Creamy Nudes Lip Pen. Ja see on mul värvitoonis, vaatan kohe, 050 Happy Hazelnut. Ta on ka väga-väga ilus igapäevane, natukene külmema alatooniga nude. Super kena. Peaaegu nagu täpselt sarnased. See on siis Catrice oma ja see on Mesauda. Uskumatult sarnased. Catrice on võib-olla natukene neutraalsem. Mesauda on veidikene rohkem nagu beežikam või selline õrnalt nagu sooja. Siis sulle paar huuletoote soovitust veel siia video lõppu. See video on täna korralikult pikk. Ma loodan, et on olnud tore. Siis Avrilli poest Pariisist ostsin endale ka nende huuleõli, huuleläike. Kui satud Avrilli poodi või tahad sealt midagi tellida, siis seda soovitan soojalt. See on ülimõnus. Väga hea hinnaklassiga, seal mingi 8 eurot oli ja väga ilus inki, väga mugav, niisutav, kergelt lõhnastatud, aga väga-väga pigem neutraalne. See on mu täielik lemmik igapäevane huuleläige, mida siis nende 2 huulepliiatsiga kanda. Siis see kosmeetikalt on niisamuti mu huuleõli olnud siin hea juba natuke aega kasutusesse, aga peaaegu otsa saama. Mul tuleb värvitoonis Remix. Ta on natukene sellisem marjasem või roosam toon. Ka olnud väga-väga ilus, niisutav, annab ilusalt õrna selle tooni, et ta ei ole liiga tugeva pigmendiga. Kui sa otsid midagi siit näiteks Tallinna Kaubamajast või Trade House'ist, siis miks mitte uudistada Lililolo, siis huuleläikeid, et need on olnud väga-väga toredad. Ma ostsin endale Bitten Pink, sellise natukene roosaka, aga kerge sätendusega. Ta jääb niivõrd pidulik, niivõrd kena. See on imeline. Ja Lililolol nendel huuleläigetel on šokolaadilõhn. Siis viimasel ajal ma olen saanud katsetada ja olnud ülimalt rõõmus meie oma Joik huuleõlid üle. Et mul on siin 2 värvitooni Ruby Red, mis ei jää kindlasti nii punane. Näitan sulle õrnalt, milline ta jääb, et pigem jääb selline, ei ole võib-olla liiga hästi näha, aga tegelikult ta jääb selline läbikumav marjane punasus. Ja siis, mida ma ka täna kannan, on nende Nearly Nude, mis on, ma arvan, üks kõige populaarsematest toonidest. Et ta on väga selline super igapäevaseks. Jällegi, et sa teaksid, Joigi kosmeetika ja näohooldustooted on kõik Ecocert kosmossertifikaatidega orgaanilised. Ehk siis inki on ja need on olnud väga mõnusad, väga ilusad pakendid, niisutavad ja annavad ka läiget, värvi. Soovitan soojalt. Ja siis üks toidupoe lihtsalt kogemata leid, mis on uskumatult okei inkiga, on Maybelline. Lifter Glaze, need nii-öelda sellised toonitud huulepalsamid, mis neil on. Mul on selline ülitume toon praegu, on 008 Atsai Glaze. Näitan sulle ka siia, et tegelikult ei jää üldse nii tume. Ta on selline õrnalt nagu niuke blackberry või nagu marjatoon. Väga ilus jääb. Ja nad on niivõrd mugavad, siidised, niisutavad. Võid kanda 1 kihi, et jääb õrnalt kumama, võid natukene üles ehitada. Vaatame korra, värskendame mälu, palju see inki on, aga ma olin üllatunud, kui okei see on. 8,6 20. No Maybelline'i kohta on see super. Sellest samast punane oli mu eelmise suve lemmik. Ja mul on tunne, et ma varsti tahan selle uuesti osta, sest et see oli lihtsalt nii ilus. Ja ka üks toonitud huulepalsam, mida ma olen väga nautinud koos huulepliiatsiga kanda või üksi, on olnud Magrada, siis nende mustika huulepalsam, mis on ka sellise natukene nagu marjase tooniga, nagu see mustika loogika ütleb, aga ta läheb huule peal nagu ilusti laiali
ja ei ole tegelikult üldse nii tume, kui võib-olla alguses tundub. Ja ta jääb nii ilus. Super hea inki, väga mõnusa niisutava koostisega, kerge läige, natukene selline magusam lõhn. Neid soovitan ka, lihtsalt super. Ja kui sa ei ole veel proovinud Magrada läbipaistvat, ka see on imeline. Nii, see on nagu mingisugune ülevaade. Mu kott on saanud jälle tagasi algasendisse. No ta läheb kinni. Ma loodan, et sulle tänane video meeldis. Ma loodan, et sa oled endiselt veel minuga. Aitäh, et sa vaatasid lõpuni. Kui sul on mõni küsimus, anna märku. Hea meelega jagan detailsemalt. Ja kui sa peaksid enda meigikollektsioonist mulle näiteks 2 toodet või 3 või 1 soovitama, siis anna mulle märku. Ma hea meelega kuulen teie lemmikuid. Ma olen väga elevuses. Ma unustasin jagada. No näed. Praegu hakkasin siin külje peale vaatama ja siia lõppu sulle veel üks tootesoovitus. D-Difference'i Face Mist. See on nende Care and Fix Face Mist. Peptiidide ja hyaluroonhappega. Kui sa otsid sellist niisutavat ja natukene meiki fikseerivat spreid, siis see D-Difference'i oma on olnud väga sümpaatne. Klaaspakend. Spreiotsik on mõnusa udu ja efektiga. Tal on nii mõnus värske lõhn ja annab tavaliselt minu nahale nüüd täpselt sellise elu, värskuse ja kuma, ta on niisutava efektiga natuke minu jaoks, tagasi, mida ma väga-väga, ütleme, aegalt vajan, kui läheb natuke liiga matiks. Nii et see siia video lõppu veel. Seda ma ka tõesti kasutan. Ta küll ei istu mul meigi kohvrikeses, aga siin laua peal. Kuulge, aga nüüd on küll kõik. Aitäh sulle, et sa täna vaatasid. Olge mõnusad. Näeme varsti. Tšauka!